Tarmo Luisk. Paneme muusika hästi kõvasti mängima ja... Kui Luisk tuli Eesti disaini, siis läksin kohe palju valgemaks. Seda sõna otseses mõttes. Ta on loonud nii mitmeid valgustite sarju, et isegi meie november muutub õdusaks. Ja kui sa saad lambi põlema klõpsata sea ninast, siis ei lähe mitte ainult tuba valgeks, vaid ka tuju heaks. Tuleb üks selline arusaamatu lamp. Luisk on mees, kes paneb kokku kunsti ja disaini. Nii. Tema töid on hea vaadata ja sama hea kasutada. Ma alati üritan mingisuguse loo sinna sisse panna, et see ei ole lihtsalt mingisugune ese, vaid seal on ka mingisugune lugu ja sellega tekivad mingisugused emotsioonid. Et näiteks siin on tegelikult loll lugu on see, et see ei ole lihtsalt siin mingisugune laud, vaid see on žiletitera tegelikult. Alates sellest hetkest, kui Luisk lõpetas Kunstiakadeemia tootedisainerina, on ta oma valdkonnas järjepidevalt tegutsenud ja loonud ridamisi tootesarju. Tema esimesest valgustiseeriast Basic kujunes jõuline tähis Eesti uuemas disainis. Tegelikult saab siia neid panna 2 tükki ka ja mul on neid erinevaid värve, siuke asi. Aga muidugi ei piirduda vaid valgustitega. Maalimisest tekkivad jäägid, lambike. Tema haare ulatub mööbli ja teiste tarbeesemeteni. Oluline on polüfunktsionaalsus, kus kalender võib olla ka riiul. Nüüd ei põle. Mis nüüd juht? Põleb ikka. Ja valgusti võib olla ka kõlar. Luisu töid iseloomustab lihtsus, konstruktsiooniline selgus, võimalikult vähe detaile. Jah, inimesel pole vaja palju asju, pigem olgu neid vähe, aga ilusad. Ma teen küll siukseid looga asju, aga pigem tahaks, et need asjad oleksid meie abimehed, mitte meie üle domineerivad või et nad ei võta ruumi ära, vaid nad on seal ruumi osa ja kui asi on liiga lihtne või liiga igav, siis ma üritan sinna mingisuguse vemka ikkagi juurde panna, mis natukene lisab. Aga see ei tähenda, et need asjad ei oleks lihtsad. Luisu töid leiab inimeste kodudest, aga ka näitustelt, kus osalemine annab Luisule vabaduse vigurdada. Ja lõpuks kasvavad ka sealt välja uued tooted. Nii juhtus mullinäoga Bubble Boy ja valgustiga Stereohead. Kui sa tahad midagigi natukegi tänapäeval, kus on kõike nii palju, et tahad natukenegi tähelepanu saada, siis see peab mingisugune julgus peab ju olema seal, et mingi, ma ei tea.